taas kord uue vlogiga ja kes juba aru sai, siis me oleme Tallinnas Ristis, just jõudsime. Kell on mingi 12:30 öösel ja me lähmegi nüüd tegelikult enda seda autot võtma ja nii külm on, väga külm, nagu võrreldes sellega, mis on praegu Hispaanias, seal on ikka megasoe, 20 kraadi ja päikse käes saab veel nagu päevitada. Aga see, mis siin on, õnneks me võtsime enne kord nagu paksu mingi mantli kaasa, nii et enam-vähem. Nii, olete valmis ja astume nüüd õue. Ossa jumal, mingi tuul tuli lihtsalt. Okei, me lähme nüüd otsime oma selle rendiauto ülesse. Ma ei tea, kas ma olen siin varem maininud, aga tavaliselt, kui me Eestis käime, siis me rendime autot, siis me tulime seekord ka nädalaks, ehk siis nädalaks ajaks võtsime auto ja me kasutame alati ühte sama rendifirmat, milleks on Sirrent. Mult alati küsitakse seda, kus me autot rendime ja nagu me kasutame alati seda. Ja meil pole ühtegi probleemi kunagi olnud, meil on alati ükskõik mis kell me oleme Eestisse jõudnud, see auto siin lennujaama juures parklas olemas ja alati, kui me ära lähme, jätame me lihtsalt selle siia, nii et nendega on alati kõik ülisujuv ja ühesõnaga jah, Sirrent siis, vaadake, kes tahab. Aga lähme siis vaatame, mis auto meil seekord on. Ma ei võtta salli kaasa. Ma lootsin, et need kõrgemad kaelused äkki päästavad mind, aga praegu ma tunnen küll, et nagu juba on halb. Ja istume autosse ja hakkame siis sõitma. Ja ma arvan, et siis jätkame juba võib-olla homsest hommikust. Me oleme nüüd nädal aega Eestis ja viisi, mis me peale hakkame siis. Näeme homme. Teate, ma pidin seda lihtsalt näitama. Ma isegi mäleta, mida ma viimati hotdogi sõin, aga kuna meil tänane päev on nii pikk olnud, siis me mõtlesime, et esimene peatus peab olema Circle K, et võtta lihtsalt üks hotdog. Nii et me nüüd sööme seda ja hakkame sõitma kodu poole. Et näeme juba hommikul. Tšau! Tere hommikust või oota, mis see kell juba on? 9:30. Ma olen nagu terve hommik oodanud, et valgemaks läheks, et saaks nagu normaalsetes tingimustes filmida ja vlogi alustada, aga seda pole siiani juhtunud, seega te peate leppima sellise pimedama alustikuga. Ja tegelikult, teate, ma mõtlesin, ma avan ühe paki koos teiega, või ma avasin selle juba ise ära, nii et siit nagu mingit sellist täit emotsiooni ei tule, nüüd teist korda ma ei hakka seda uuesti tegema, aga ma näitan siiski, ma vahepeal muide võitsin Instagrami mingis mängus sellise toreda asja nagu, vaadake esmalt seda karpi, lihtsalt väga mõnus selline üliilus selline magnetiga karbike ja siis, mis siin sees on? Siin on sellised siidised silmaklapid, siis on selline padjapüür, mis on muide lukuga, mega praktiline mu meelest. Ja kes ei tea, siis siidist asjad on ju näonahale ja juustele nagu parimad. Ja siis on siin veel 2 sellist patsikummikest. See väike on nagu eriti nunnu, siin on see sildike ka peal. Üli ilusad, nii et aitäh Muunsildile. Väga ilus pakike. Vahepeal sain aru, et mu kell on ju tund aega tagapool nagu Hispaania ajas, nii et kell on tegelikult 10:30 ja still nagu pime. Aga põhimõtteliselt, mis tänane plaan on, meil on täna nagu selline veits vanaemade päev, niimoodi, et me kõigepealt saame lõunasöögil minu vanaemaga kokku, ma ei tea, kui palju ma seal filmin ja õhtul siis lähme Raini vanaema juurde sööma. Seega, jah, selline pigem nagu tegus päev. Ja toimetame ringi ja peaks keldrist minema tegelikult võib-olla saapad endale jalga otsima, et saaks nagu normaalselt ringi käia ja siis jah, vaatame jooksvalt. Igatahes me käisime nüüd minu vanaemaga söömas ära, me jõudsime nüüd tema juurde ja teate mis, ta tellis Temust endale jõulu või talvesaapad, nii et me hakkame neid unboxima nüüd. Siin on veel Temuleide, köögi tasamin. Jalg talle panevad. Mis see tähendab? Kuhu sa paned? Välja peale? Jaa, et tärati. Valik tõesti.
Hopsti, aga sul mitu asju, sul nii palju asju seal või? Ma arvan, et ainult šaapat tellisid. Pisike raadio. Nii, pisike raadio. X-Base. Need on jõulukardinad. Oi, ma ütlen. Need pakki sisse, panen munakuuri. Väga edevad. Seda ma ei tea. No vot, me peame sellega lahti tegema, see on üllatuspakk. Ära katki tea. Ma katki ei jõua. Jooksid ja käed. Kell. Ossa edevad. Järgmine demo ohver on sündinud siinkohal. Vaata siin. Sellega võiks taldrikud visata. Veel üks kell või? Nüüd juba ei lõika, mõtle. Selle panen sauna, see kõlbab vist sauna rohkem. Saunakell, kotid, päikeseloojanguga. Aga see pidi sätendama, See ei sätenda üldse, äkki pimedas ja nagu helgib. Kõik unboxing sai läbi siinkohal, võt. Aga pärid, jah? No, ma loodan, et te jäite selle unboxinguga rahule igatahes. Hakkad juukseid lõikama. Jaa. Siin vanaema juures ikka sellised ilusad värvilised tulukesed ka. Ja kas sa üldse käisid vanaema juures, kui sa ei saanud igast mingit nänni? Siin siis väike küünal ja toalõhnastaja ja autos on veel terve suur kingikott igast asjadega. Palun väga ühesõnaga ja sõidame siis linna poole tagasi. Ja nüüd oleme juba Raini vanaema juures. Me käisime vahepeal poes, ostsime tapleid juurde endale, võtsime Raini väiksem venna peale ja tulime nüüd siia sööma. Schnitzel. Salatit, kartulid, putru. Väga hea. Nii, ma nüüd päris täpselt ei tea, kuhu ma pooleli jäin oma asjadega, aga igatahes täna on uus päev ja me tulime Tallinnasse. Rakvere pool oli täna öösel natuke lund sadanud, nii et seal oli palju valgem kui siin Tallinnas. Tallinnas nagu midagi nagu natuke sajab, aga jah, eriti mitte. Aga meil on täna siis selline plaan, et Raina ajab natuke aega oma asju ja mina mõtlesin, ma käin senikaua Trade House'is. On alati mingid asjad, mida ma sealt kaasa tahan osta. Nii et ma lähen esimesena siis sinna. Ma käisin vahepeal Trade House'is ära ja jõudsin ka Ülemistes ühe tiiru teha. Mul oli paari asja lihtsalt vaja. Ja nüüd ma lähengi korjan Raini peale ja siis peaks vaatama mingit lõuna asja, sest kell hakkab 12 saama. Ja kuna meil oli niikuinii vaja korra IKEAs käia, siis ma arvan, et see lõuna toimubki meil seal IKEAs. Seega, jah, te näete võib-olla nagu, et me näeme esimest korda siin Eestis olles nüüd päikest. Vau, täitsa lõpp ikka. Nagu ma arvan, et see on kõige nagu selline suurem asi, millest ma puudust tunnen. Me oleme ainult mingi 2-3 päeva olnud siin ja lihtsalt nagu nii pime on kogu aeg. Aga see valgus, väike valguskiirgas või mis täna on nagu ideaalne. Aga nüüd lähme edasi IKEAsse. Nii ja nagu ma ütlesin, siis IKEAsse me tulimegi lõunat sööma ja siin oli verivorsti. Me pole see aasta ühtegi verivorsti söönud, seega see kapsalõhn oli siin nii hea, nii et me pidime selle prae võtma. Võtsi veid salatit, Rainil on siin väike koogike ja kohv, nii et hakkame nüüd verivorsti sööma. Me oleme nüüd otsapidi Rocca al Maresse jõudnud ja käisime siin paaris poes, ma ostsin paar asja, mis ma ostsin, ühe kampsuni ostsin endale. Aga teate, ma tahtsin tegelikult proovida neid jõulukohukesi, nii et ma hakkan nüüd vaatama neid siis, mis siin Prismas müüakse. Okei, ma leidsin siit seda kodujuustu ka, nii et ma tahan seda kindlasti võtta. Ma mõtlen, et ma võtan selle karulaugu pestoga ka. Kodujuustut kõigepealt. Siis lähen vaatama kohukest ka. Okei, ma leidsin siit selle kaarumpsi. Mis iganes, see on piparkoogi mandariini. Siis oli see mingi jõhvika kaneeli jõulukohuke, aga teate, mu lemmik on otsas lihtsalt. Ma pean seda kuskilt mujalt pärast ostma minema.
ma tulin nüüd siia Rimisse ja vaadake, mis ma leidsin. See on endiselt nagu, ma ütleks, maailma parim kohuke lihtsalt. Rainile näiteks üldse ei maitse. Ma võiks neid nagu mingi 10 tükki järjest süüa. Nagu see Janssi oma on the best. Ma homme proovin need teised ka ära, siis vaatame. Aga ma ei usu, et selle vastu miski saab. Me läheme nüüd korrame Raini ema peale ja siis hakkame tagasi Rakvere poole sõitma, seega näeme siis, ma arvan, et jälle homme. Nii, teate, kus me oleme, jah? Võin näidata. Me oleme lennujaamas juba, igatahes. Need teised päevad läksid nii kiiresti lihtsalt, et ma ei jõudnud mitte midagi filmida, seega jah, me nüüd ongi aeg käes, et juba tagasi minna. Ja täna tulebki meiega Raini väiksem vend kaasa. Jõuludel on meie juures ja paar päeva hiljem tulevad Raini vanemad ka, seega ei ole jõuludel päris kahekesti, vaid tulevad teised ka meile. Praegu siis meil lükati veits lendu edasi, nii et pool tundi hiljem läheb siis lend Malagasse. Aga pole hullu, me ossime mingit saiu ja asju, et veits süüa, kuna kell on mingi 12 läbi, et siis lõunaks midagi ruttu süüa, enne kui lennule minna. Seekord ma arvan, et tõmbame siinkohal otsad kokku selle Eesti vlogiga ja näeme juba järgmisel korral. Ma loodan, et see liiga lühikeseks ei jää, seega